Tere, minu nimi on Vanessa Feit Andresson ja ma teen kooliprojektiga seoses siis Anna Solomonovaga intervjuud. Nii, esimene küsimus. Kui kaua te olete Pokopis töötanud? 25 jaanuar sai 1 aasta. Kas teile meeldib oma praegune töökoht? Väga. Mis on selle juures suurimad väljakutsed? Ma arvan, et tehnoloogiaga kokku puutumine ehk just mitte nagu lõpptarbijana, aga nende protsesside ehitamisel ja võib-olla väljakutseid, et kui keegi klientidest pöördub sinule küsimusega, et osata talle vastata ja tema probleemi lahendada, et see võib olla päris keeruline väljakutse olla iga päev. Okei. Nii, mis on teie lemmikriik, mida te olete siiamaani külastanud? Siiamaani. Ma arvan, et äkki Itaalia isegi. No. Kas te julgete uusi asju proovida? Jah. Kas te olete suur magusasõber? Ma pean kahjuks tunnistama, kas vastan sellele ka, jah. Mis hobid teil on? Mulle väga meeldib tegelikult muusika ja kõik, mis sellega seoses tantsimine. Kui ma noorem olen, siis tegelesin kergejõustikuga ja tantsimisega. Nüüd ma käin trummitrennis ehk ma õpin, kuidas trummit mängida. Okei. Kuidas teile tunduvad tänapäeva noored? Kas on erinevusi, kui olite noorem? Ehk kindlasti on, aga suurejoonelised ma võib-olla märgiks see, et teil on rohkem nagu tehnoloogiaga kokku puutumist jällegi, et igasugused vidinad, et mina, kui olen sinu vanune, ma ei osanud tunnistada, et mul on selline väike äge telefon, kaameraga ma saan filmida ja päris mingi ägedaid asju teha ja ei olnud seda sotsiaalmeediat ega midagi. Aga ma arvan, see on kõik. Muidu me oleme väga moodsad, me tegime väärtused, me tegime sporti, me oleme andekad ja te olete andekad ehk suures osas ma arvan, et põhimõtted on samad, et suurt ei ole midagi muutunud. Olgu, et see oli siis kõik ja head aega.